Tervist! Tervist! Meie siin, lihakokk Priit Mina ja täna meil saatekülaline Sergo ehk siis Sergei Küüslauk-Trunov ehk siis Baltasari restorani, Küüslaugu restorani peakokk. Ja täna meil jälle läinud suhteliselt hästi selleks, et produtsendid kaasa andnud meil veisemaksa. Sergi teeb sellest siin kohe mingisuguse asja kokku meil. Ja minul siis Võro seapraad ja teen selle seapraega täna hoopis niisugust hullust, et võtan karbist välja ja ei küpseta suure tükina, vaid lõikan portsjontükid, teen šnitsli ja panen siia juurde veel kartulid, porgandit, mustrõigast ja peale siis kilo peterselli või. Aga Sergi, tulista, mis sina siis teed sellest maksast? Nii, maks, ütleme veisemaks. Et praegu lihtsalt kergelt röstime ära. Kõrval ma pakun teil fooliumiga küpsetud kartulikoorega, siis teeme meie rosmariini porgandi ja siis meil tuleb maksast nagu topelt steik. Ja siis steiki vahele ma pakun teil lihtsalt šalot sibula puraviku täidis, mis me lihtsalt hautame mingi rõskoorega ja siis teeme pärast sellest kaste. Nii. Päris mõnus maks, veis oli päris hea, jah. Ja, siin on nüüd see, et kelme ilmselt pealt maha võtta, jah? Ja, võtame kelme maha ja ilusti ja tegelikult mul vaja ainult kahe steigi jaoks 2 tükki. Ja ütleme niimoodi, iga maksa jaoks, kui peenem seda maksa sa lõikad, siis kuivem toit tuleb. Seda kindlasti. Ja, siis ma lõikan lihtsalt nagu niisugused paar viilu, nagu steiki moodi. Mis pärast lihtsalt me paneerime jahust, maitsestame soola ja pipraga ja kergelt praeme. Nii, porgandiga, mis ma teen, siis lõikan lihtsalt pikkad ribad ja kergelt lasen kuumast veest läbi ja pärast lihtsalt karameliseerin koos meiega ja rosmariiniga. Kartulid keerame lihtsalt fooliumi sisse, 200 kraadi, ahju ja ootame, kuna ta saab valmis kuskil tund aega. Metsaseened, siin on puravikud, šalot sibulaga lõikame lihtsalt ribadeks ja siis kergelt praeme, laseme vahukoor peale ja siis ootame, kui ta hautab nagu paksuks. Küüslauga, mis ma teen, kõige huvitavam asi. Lõikan seda pealme osa ära, niimoodi, mütsi. Laseme natukene õli peale ja siis mingid maitseained, kas liha maitseaine või iganes, kuidas teil maitseb lubab. Siis paneme lihtsalt seda küüslaugu 200 kraadi ahju ja kui need küüned hakkavad välja tulema, siis on küüslauk valmis. See on küpse? Ja, siis ta muudab nagu oma maitse täitsa nagu toores pähkel niimoodi ja siis nagu kusjuures küüslauk on crème brûlée ka olemas, väga hea. Selge. Mina nüüd siis teen vahepeal niisuguse asja, et ma võtan siin tüki võid. On niisugune vürtsi kilo, hakin peeneks. Priit, ütle ka siia sisse. Et sa teed böffi. Ei tee. Ma teen snitslile maitsevõid peterselli ka hästi peeneks. Siis segame selle kokku, paneme natuke sirvani mahla ja selle paneme siis snitsli peale. Ja nüüd, kui ma olen selle kokku seganud, siis võtame selle Võro suurepärase seaprae ja hakkame tegema snitslit. Ma soovitan võtta ikka suuremad kartulid, muidu kui te võtate väike kartul, siis pärast, kui hakkate serveerima, siis võib-olla teie otsed vaja maha lõigata, et suures kartulis on ikka natukene pinda mängida. Küüslauguga hästi lihtne protsess, nagu ma ütlesin. Küüslaug läheb ahju, paneme õli natukene, sool, pipar või liha üldmaitseaine. Kartuli peal ma pakun teil 2 varianti. Kas me teeme lahtise kartuli, me lõikame lihtsalt rattaid või me paneme terve kartul tarvikule ja siis peale ma pakun teil maitsestamata joogurt. Me segame seda koos purustatud küüslauguga. Et umbes tuleb niimoodi vürts teravust ja siis ütleme, kui teil on toit ilma kastmeta, siis saate seda kasutada nagu kaste. Või ja selle kilo ja peterselli panin siia kile sisse, niisuguseks konfekiks. Ja nüüd sügavkülma.
tardub ära, sellepärast lõikame snitsli peale ühe viilaka. Mul siis see Võro seapraad, see on siis abatükist ja sellest lihtsalt tõmbame nüüd niisugused viilakad. Paneme need lihatükid kile vahele. Siin lihtsalt tegin nüüd muna veesegu, panin natukene, panin soola, aga suuresti ei hakka soolaga laiema selleks, et see seapraad meil iseenesest on juba nagunii maitsestatud. Ja nüüd need lihad siia sisse ja laseme läbi siis veel, võtan ühe teise kausi, kus on siis triivsai, paneerime ära ja praeme. Tegelik variant on see, et sina, Sergei, kui vana kokk, milline peab üks õige snitsel olema? Vasika. Vasika. Tähtis on see, snitsel oleks suur nagu peldikupoti gaas. Selge. No ta on täpselt sama nagu grusiinlase soni. Ta on täpselt sama suur nagu sinu käsi, vaata, aga iga teeb oma mõõdu järgi. Mul on käsi väiksem, siis mul tuleb snitsel sama. Aga tähtsam, et ta mahub pärast sul tariku peale. Nii, maksa kohta ma ütlen niimoodi, et kui teil sama mäng nagu lambaga, kui teil näiteks maksa maitse on päris tugev, kui teil eriti seda ei meeldi, siis seda maksa võib marineerida enne mingi balsaamika, äädikaga, õliga ja mingit maitse. Piimas võib ka hoida? Piimas, jah. See võtab täitsa see tugeva maitse ära. Ütleme, piimas on bakter, mis on marineerib, võtab maha ja teed oma töö. Ja mis sa nüüd tegema hakkad? Kui nüüd panen meil päris kuum, lasme natukene õli peale. Ja siis võtame terve meie kogus sibula. Kuna meil sibul on šalotsibul, siis võib koos praadida hakata koos seentega. Näiteks kui sibul on tavaline, siis ikka sibula laseme esimesena, et ta nagu kaotab natukene oma teravust ja siis nagu selle asja. Tuleks magusam maitse. Jaa, ongi. Nii, kergelt praeme ja siis ütleme 5-7 minutit. Kui sibul läheb pehmeks ja näed, et juba seenid on ka enam vähem. Ja siis pärast läheb lihtsalt rasvane rammus vahukoor. Vahukoor. Ja nüüd sa hautad selle koorega seal paksuks ära. Ja teed nagu seenesauteed. Ongi. Ja siis me hakkame ootama siis kuskil, ma ei tea, 10-12 minti, kui see hautab vesi välja, haudub välja ja siis tuleb kaste valmis. Ma arvan, selles puljongis on päris piisav seda soola, et me ei pea nagu lisama midagi. Muidugi siia võib panna mitte kanapuljongi, võib seenepuljongi panna või mingid maitsenid, roheli. Võid spinatit panna. Igasugused asjad, spinatit, juurikad, paprikad ja tuleb niisugune värviline hästi maitse asi. Et see on nagu pange oma fantaasia tööle, et ainult loll teeb kokka raamatusse söögi. Nii. Sa tahad mett ka sinna kindlasti? Jaa, ikka. Opsa. Panen purgist otsa, jah? Oot. Mis, Oot, aitab küll. Nii, siis anna mulle mingi paar otsad neid rosmariini. Ütleme, see peaks tegema nagu hästi väikse tuule peale, et see mett ei kõrba ja siis nagu lihtsalt kerge karamell. Ja ongi et ütleme, metsi teeb niisugune töö, ta muudab seda porgandi läbipaistvaks ja siis... No teeb klaasiks ära. Klaasiks, jah. Võtame steiki, lihtsalt. Aga jahu sisse juba panid soola ja pipart juba panid jahu sisse, jah? See on, kuidas te tahate, kas te panete sisse soola... Või panete maksa peale, jah? Või panete maksa peale või pärast üldse, kui praete, siis... Nagu nii maksame praeme korraks, võtame ja siis maksika peab sees natukene roosa olema, mitte niimoodi nagu kuivik. Nii, läks. Ja pann tegelikult ei tohiks olla ka liiga kuum, et maksika praeb ilusti läbi. Ja nüüd paneme soola, anna mulle palun pipra ja tõstame seda maksa koos panniga lihtsalt kõrvale. Et nagu kui pann on kuum, siis ta praeb kuskil 5-7 minti edasi. Siin on siis minu šnitsel, mis nüüd läheb siis, siin sees on mul siis porgand, mustrõigas, kaalikas ja nüüd siis lihtsalt kiirelt kuumutan läbi.
nagu teil on meeles, alguses ma ütlesin, et me jogurtiga katame seda kartuleid. Okei. Läheb siis küüslauk purustatud ja soola. Ja ütleme, lihtsalt segame kokku. Võib sisse lisada mingi värsket peterselli või tilli või iga iganes. Mina enda asjadega siin valmis. Mul jube lihtne. Ja nüüd siis ainult juurikad taldrikule. Ja nendele juurikatele panin veel juurde natukene ka siit riiuli pealt leidsin chili explosionit, et oleks nagu momenti natukene. Ja nüüd meie imetabane suur šnitsel. Nii. Kilo peterselli või. Nii. Mõni roheline lehekene juurde ja ahjus võtame meie küüslauk ja siis kartul. Nii, porgand. Maks keskele. See läheb siia peale. Super luks. Nii, ja siis teine maksa peale. Ops. Ja siis viimasena ma panen seda kartuli peale seda küüslaugu jogurti. Ja. Kõik. Näha on, restorani kokk, uhke söök. Nii, mis siis ikka? Meie Sergiga siit siis ütleme teile lihvideni.